kui palju päriselt nii-öelda seal komisjoni juures sees olles sa tunned seda, et jah, me ikkagi nii-öelda tahame küll reguleerida nii-öelda, et olla turvalises keskkonnas, aga samal ajal ikkagi nähakse vaeva selle nimel, et me ka selles innovatsioonis liiga palju maha ei jää. Või see on ikkagi selline asi, kuhu me tahame kunagi jõuda, aga täna ei ole päris fookuses? Ma arvan, et Euroopa Liidul on suur probleem sellega, et nad ei oska väga seda narratiivi võib-olla juhtida. Narratiiv tekib automaatselt, et Euroopa Liit keskendub regulatsioonile. Ma arvan, et AI Office'is rohkem kui pool keskendub just sellele muule osale. DigiConnect, mis on siis see direktoriaat, mis vastutab Euroopa Liidus kogu digivaldkonna eest. Selle direktoriaadi fookuses just sellised ikkagi innovatsiooni ja turgu toetavad tegevused. Ma arvan, et enamus inimesed töötavad nendega, mitte regulatsioonidega. Ta jõuab pildile palju keerulisemalt. Nagu AI Office'is ka kogu nende võimekust tõstvate keskuste loomine, mis praegu toimub. Apply AI strateegia, mis on siis AI selline rakendusstrateegia, et kuidas tööstuses seda kasutusele võtta, kuhu me täpselt suuname raha ja üldse kõik muud erinevad rahastusmeetmed, mis tulevad. Nendele pööratakse väga palju rõhku, aga loomulikult selles klassikalises LinkedIni narratiivis need hästi lahutatakse ära.